Anne Stiil on andnud oma aasta naise auhinda välja 4 korda, täna on siis 5. kord ja need on pälvinud eranditult äärmiselt lahedad naised, kes on teinud midagi väga erilist, mis on olnud kooskõlas meie toimetuse väärtushinnangutega. Need inimesed on olnud Reet Aus, kes teeb väga teadlikku ja maailma säästvat moodi. See on Riina Raudne, kes vaatas oma auhinna saamise aastal selle järele, et meie alkoholi tarbimine oleks mõistlik ja meie tervis korras. See oli Mari-Liis Vill, kelle puhul me tunnustasime seda, et näitleja ei tegutse ainult laval rollides, vaid ta astub julgelt ja enesekindlalt välja ka väga olulistel teemadel, mis ühiskonnas kõlavad. Ja eelmisel aastal andsime väikse avansina preemia Zuzu Izmailovale, keda tollal peaaegu mitte keegi veel ei teadnudki. Mu enda käest küsiti mitu korda, mis auhind, miks te talle annate, kes ta on ja kes on Zuzu nüüd. Et siin on meil olnud päris hea vaist ära tundmaks inimesi, kes ikkagi hakkavad tegema suuri tegusid. Ja sel aastal otsustasime anda auhinna ühele naisele, kes on samamoodi muutnud paljusid selliseid kujutelmi, et on olemas naiste ja meeste erialad, et kui sa oled väga noor, siis sa pead kuulama hoopis vanemaid inimesi, tegema seda, mis nemad ütlevad, mitte mõtlema ise midagi välja ja kellel ei ole kunagi julgusest puudu olnud. Me tahtsime tunnustada naist, kes on tänavu juba pälvinud vähemalt 1 preemia, aga see meid ei heidutanud, sellepärast, et meie jaoks oli tema just see inimene, kes julgustab naisi minema uutele radadele, avastama endas uusi külgi, mitte kartma nii-öelda meeste erialasid, tundmatuid valdkondi ja ta on näidanud, et naised on selles äärmiselt tublid ja väga tugevad. Anne Stiili 2017. aasta naine on idufirma Testlio eestvedaja Kristel Kruustükk. Kristel on ka väga inspireeriv oma juuksepahmakaga, kas pole nii, tänasel õhtul sobib see väga? Tõesti, issand. See aasta on tõesti olnud muutev aasta, et ma olen nüüd hästi palju käinud erinevatel üritustel ja konverentsidel ja tavaliselt ma ei näe nii palju naisterahvaid publiku hulgas, et nii tore on teiega siin tänase õhtu veeta ja see auhind vastu võtta, nii et suur aitäh tunnustuse eest. Nagu sa ka mainisid, IT on väga tugevate stereotüüpidega ja ka mina olin nendes stereotüüpides algselt mõjutatud, kui ma IT-valdkonda läksin, aga nüüd tänaseks on mul enda firma, kus töötab umbes 65 inimest. Meil on kontorid San Franciscos ja Tallinnas ja nii äge on seda teha koos oma abikaasa Marko Kruustükiga, kes tuli ka minuga täna siia naisterohkele üritusele. To a secret place I know. Some people think you will ever exist, and we never ever know. It's underground.